No nii, siin me oleme. Vihmane õhtu, täiega paduvihma sadas, ootasime tükk aega, müristas äike, särki, värki. Saaks õue. Nüüd tüpsul on ilusti pissimise ja kakamise kohad. Ilusti kodus on olemas oma alus. Väike koer. Kui ei ole võimalik 3 korda päevas väljas käia, on tal see koht olemas. Õpetatud. Ja seega me saame natuke edasi lükata, et kõige hullem vihm läbi ja siis me tuleme siia nautima märga muru. Märga muru, vihma, siis on mingi liblikas siin, siis kraave, muda, pori. Ja kuidas saab seda nautida? See on see, et kui inimene sa oled taas kui justkui seal lapseajas või oma nooruslikus enda sees ja sa oled mingi standardites ja normides kinni ja uus koer mu elus, kes nagu armastab kõike ja kõiki, et noh, ta on imeline, puhas, siiras hing, kelle jaoks oled sina A ja O ja ta kõike vaatab uudistades. Tal on iga päev uued lõhnad, uued vaated. Ja siis inimesena sa tuletad endale, kui sa lähed kohalolus nüüd ja praegu, siis sa lähed ja sa temaga koos naudid lihtsalt seda olemist, seda märga muru, seda vihma, pori, sest on olemas sellised väga ägedad asjad nagu kummikud, veginamad püksid ja jope, mida ma panen nüüd proovile, sest vihmavarju ma ei võtnud, siis ma jään ukste vastu lähen ja see sahin ja kohin ja tüpsule ei meeldi see, ütleme nii. Ja lihtsalt lähed ja sa kõnnidki kuskil keset muruplatsi ja lihtsalt vaatad ristikheina, siin kummel, mis kõik siin silma paistab, on see, et sa taas avastad nagu linnainimesena, taas avastad loodust, noh, kes kuidas eluoludega on jäänud korteri elama, et aga see on nooruslikult sinu sees. See tähendab seda kohalolus nüüd ja praegu, iga ilma sa naudid, sa ei vingu, et ilm on kehv ja paha olla ja mida iganes veel ja ei viitsi, ei taha. Koer ei küsi seda, kui sinul on kallis, imeline, võt selline koerahingeke, kes naudib igat ilma, keda sa oled lapsest peale viinud iga ilmaga välja. See tähendab seda, et paduvihm ei ole eriti hea, siis ta lõpuks veel lihtsalt tunneb, et liiga märg, ma ei taha ruttu tuppa. Aga kui kõige paduvihm on möödas ja vihma ajal on tema jaoks nagu kõige mõnusam jalutamine, sest et kõik lõhnad on justkui siis tugevamalt ja see muda ja see kõik on nii nauditav. Ja sa lähed koju, loomulikult meil on olemas ju tänapäeval ideaalsed, mis asjad, froteerätikud, mikrorätikud, suuremad, väiksemad. Sa lihtsalt kuivatad ja paastad koera ära. Ja kõik on hästi, kõik on super hästi. Võtad harja, võid harjata tal sodija ja jama välja, siis aga kõik on hästi. Sa oled nüüd ja praegu. Ja miks ma nii soovisin oma ellu taas koera, sest et kui inimesena sa oled üksi või omadega, siis sa ei lähe lihtsalt õue mingi keset muru vihmaga jalutama, nagu vaadatakse imelikku, sa ei tunne ise nagu, et sa nagu seda naudiksid või suudaksid olla. Aga kui sa lähed koeraga koos, sa vaatad seda, mida tema vaatab. Sa proovid aru saada, mida ta tunnetab, miks ta siin või seal liigub ja mida ta teeb. Siis sa tunned ise seda elulisust ja sa oled rõõmus ja sa oled tänulik selle vihmapori ja kõige eest, et pole probleemi. Kuule, siin on takjad kellikene. Oota. Proovime seekord ilma takjateta saada, aga ta sai nüüd siin pikas ja paksus murus olla. See on hea, kui
on kohti, kus kogu aeg ei niideta täiesti seledaks ja siis, kui on niisugune vihmasemiilm inimesi vähe, siis on koeraga nii hea rahulikult minna ja just lasta tal sellises murus möllata, sest noh, inimesed on nagu nad on ja ütleme nii, et koer ei pelga mitte teisi koeri, aga pigem ta pelgab inimesi, kes tulevad imelikult rääkides ja imeliku lõhnade või käitumisega ja paljud kardavad koeri, ükskõik kui väike või suurem koer. See suhtumine loomadesse on nagu on. Siis just vihmasel päeval on see, kus sa saad rahulikult lihtsalt koeraga koos nautida lõunases olemist igal pool, kui see võimalik on mingi rõhuplatsidel ja kui see on osa hooldatud, osa mitte ja lihtsalt naudid kohalolu, naudid elu ja sa tead, sina oled olemas, minu koer on olemas, me elame hingana, ma olen siin. Seega, ma olen juba väärtus iseenesest selle ka, et ma olen olemas. Ma olen piisav, nii nagu ma olen hetkel, oma teadlikkuse, oma oskustega, mida ma kõike teen, ma teen hea tahte seisukohalt, vaba tahe, end ja teise kahjustamata. Kui sa oled heasoovlik ja oled nagu sa oled, sa oled väärtus, sa oled väärtuslik. Ja see on minu selle aasta suurim teema, mida endas hoida toimetamas ja selle sügavust endas tunnetamas. Ja nii on. Ma olen piisav, ma olen väärtuslik, ma olen väärtus, ma olen olemas, ma elan ja nii on. Ja nii on. Ja nii on. Saadan oma imelise tüpsuga kõigile, aga eelkõige iseendale ja temale, nagu iga jumala päev ma ütlen, sa oled kõige imelisem, sa oled kõige armsam, sa oled lihtsalt imeline hing ja ma armastan sind kogu südamest, kogu hingest, nina otsast, saba otsani, saba otsast, nina otsani. Ja ma õpin ka iseendale ütlema, et ma armastan sind, ma kallistan iseennast ja ka mina olen armastusväärne, olen piisav, olen väärtus. Nii on